Ajale jalgu jäänud relvaseadus tekitab igapäevaselt erimeelsusi PPA ametnike ja relvaloa taotlejate vahel. Relvaomanikud sooviksid järjest suuremaid õiguseid, kuid politsei silmis tuleb siinkohal kaaluda ka laiemalt ühiskonna ootust turvalisusele. Kõige suuremaid probleeme on praegu see, et inimestel on väga raskeks tehtud relvade saamine, relvasoetuslubade saamine. Kui inimene tahab endale teist või kolmandat relva, siis öeldakse, et te ju ei kanna korraga mitut relva, on eluliselt mitte usutav, et te kaitsete ennast mitme relvaga. Samamoodi võiks vastu küsida, et milleks on inimesel mitu paari kingi, et talle tegelikult ju piisaks ühest paarist, millega käia, milleks tal on vaja veel saapaid ja kalosse ja sandaale. Relvaomanike sõnul esineb aina rohkem põhjendamatuid keelde, sest lokkav ametnike omavoli paneb nad relvaseadust oma suva järgi tõlgendama. Politsei sellise kriitikaga ei nõustu. Meil on ju seadused, mille järgi me toimetame, et relvaloa menetluses me järgime relvaseadust, haldusmenetluse seadust, meil on PPA sisemised protsessid kokku lepitud, et mida menetlejad peavad järgima, et sellist suva ikka olla ei saa. Nii Siseministeerium kui ka Politsei- ja Piirivalveamet näevad, et relvaseadus tuleks ajakohastada, muutes see täpsemaks ja selgemaks. Seadus on hästi vana, see on vastu võetud 2001. aastal ja selle aja jooksul on teda muudetud umbes 60 korda. Ehk et on parandatud siit-sealt ja lihtsalt on mõni säte on ajale jalgu jäänud ja mõni on muudatuse käigus tähelepanuta jäänud ja siis sellest on tekkinud mingisugused sellised nii-öelda käärid. Meil ei ole tegelikult mitte midagi ju relvaseaduse muutmise vastu, aga ennem seda peaks tegema selgeks, et mis on eesmärk, milline on üldse relvapoliitika, kas see on liberaalne või on see vastupidi relvavastane, relvi piirav. Politsei näeb, et esiteks tuleks üle vaadata otstarbed, mille alusel relvalube või soetuslube antakse. Pärast Ukraina sõja algust soovisid paljud inimesed soetada mitmenda relva riigikaitse eesmärgil. Seadus täna seda aga ei luba. Lisaks tuleks piiritleda, kui palju relvi võib ühel inimesel üldse olla ning võtta eraldi ette airsoft-relvad, stardipüstolid ja muud relvataolised esemed. Täna relvaseadus nende käitlemist ei reguleeri, aga kui me räägime just hoiatus- ja signaalrelvadest, et siis nendega tänaval vehitakse, see teema võiks olla reguleeritud, et täpsemalt, et ülevaade ka, et kes need relvaomanikud on ja peaks nagu mõtlema selle peale ka, et kas vabakäibes peaks olema sellised relvad, mis on äravahetamiseni tulirelvaga sarnased, et mis selle mõte on. Relvaomanike nägemus on, et seda peaks reguleerima hoopis karistusseadustik. Nende peamine hirm on, et uus relvaseadus muudab elu veel keerulisemaks. Suund ei ole see, et muuta relvaseadus karmimaks. Suund on see, et meil oleks ikkagi relvaseadusest hea nagu ülevaade, me saaksime seda kergelt lugeda, et selle ülesehitus oleks loogiline, et meil oleksid selgelt arusaadavad nõuded erinevatele osapooltele ja need oleksid ka lihtsalt siis arusaadavad. Siseministeerium soovib vastava eelnõu valmis saada 2-3 kuu jooksul, peale mida liigub see Riigikokku.